Nüüd ma kuulen ju väga hästi ennast. Super. Ja, super jah. Ja Tess, sa võid ka lähemale tulla, kui sa julged. Jaa, ei, ma pean Beachgrindi loosimises ära osalema, siis ma saan... Nii, aga tere tulemast tagasi kuulama Kolmikpauk podcast järgmist episoodi. Mina olen Martin Laasik. Ma olen Tess Vaas. Mina olen Kauri Sosi. Ja Kolmikpauk alustab. Oh yeah. Tess peab asja ära tegema. Ma pean Beachgrindi loosimises ära osalema. Tessil on vaja saada tasuta pileteid. Vasa Resort Spa ja VIP-pileteid. Ma ilmselgelt, ma pean täägima inimesi. Tess, kuule, võitsi käi korra kaamera juures ära. Sa nagu täägid. Vaata, kui ma olen niimoodi, on ju. Kas mind on näha? Sind on igati pidi näha. Kui ma olen nii või? See nurk on sees. Väga hea. Kõik on chill. Ma lihtsalt tahan, et inimesed näevad mind, sest ma olen edev. Me teame. Aga, okei, Tess tahab minna Beachgrindile. Me kõik lähme Beachgrindile. Nüüd ma näen teid paremini. 2026 suvel Kolmikpauk Beachgrindile väiksel laval. Teeme komedit. Live podcast. Olge kohal, sest meie oleme. Aga mis vahepeal toimunud on? Enne Kauril on meil sitaks äge juttu rääkida. Mul lapsed tegid veepudelist samasugused me veel ei jõua sinna. Me läheb aega. Mida? Enne kui me... Mul on nagu full energia, nagu päu, noh. Sa arvu, ma olen valmis nagu tegema. Ma pean Beachgrindi loosimises osalema. Türa, nagu lase mul kunsti teha putsi. Kauri hakkas rääkima oma storytega veel on vara, me peame intro ära tegema. Ja räägime elevandist ruumis äkki ka. Jaa, ma tahtsin nagu, Kauri oli juba valmis, ta oli nagu mõtles, et start on antud. Aga ei, kohe. Tahtsin öelda lihtsalt, mul lapsed tegid joogipudelist, tegid prillid. Joogipudel, mis joogid? Siuksed samasugused nagu Tessi. Mis pudelist? Või nii tore. Kas mingi Issi Longeru pudel oli? Kas sul lapsed tahavad minu moodi alles või? Jaa. Halmärk. Tegelikult ma ei tea. Oota, vana sul vanem on? 10 oli või? Saab 11. Ta hakkab kohe kodust ära jooksma ju. Holy shit. Ma vist rohkem sõpru ei täägi siia, ma ei viitsi rohkem. Ma ei ole täägi, jah. Aga elevandist ruumis Tess tegi siis Kolmikpaugu mürtsi proovika. Mul ei tulnud see meeldegi. Ja ma tegin pusa ka. Ja pusa on ka. Pusa on üks ainult hetkel. Selle me loosime välja. Põhimõtteliselt. Jah, mina käisin sellega just laval. Kui te tahate osta Kolmikpaugu mürtsi, siis ei saa. Sest ma ei tea. Mürts tuleb meil nagu, aga lihtsalt siis, kui sellel on nagu point. Pigem siis, kui nagu inimest keegi tahab, aga ma ei tea, kui paljudel podcastidel on oma see nagu merch, kas see on nagu vajalik, aga me tegime lihtsalt enda lõbuks peamiselt. Nagu okei, mul on veits tunne vaata, et nagu võib-olla päris koomikud veits naeravad selle üle, kui tõsiselt kui tõsiselt me iseennast nagu võtame vaata, aga samas nagu ma ei tea, ei nagu tore on ju, nagu me teeme ju asja ju, või nagu me oleme saanud tagasisidet, et nagu meeldib ja tore on kuulata ja ma ei tea nagu... Ja sa veits samas veits pohhu ka midagi. Ei, muidugi. Peaasi, et nagu kuulajad rahul on. Ja. Jätke kommentaar, kas siis YouTube'i või Spotify'sse või Apple Podcast'is. Selles suhtes nagu jätke kommentaar, kuidas teile meeldib meie podcast. Ja ma tean, et keegi kommenteeris vahepeal ja kustutas oma kommentaari ära, sest mina ei vastanud. Siiamaani oli see YouTube'i värk oli nagu minu õlul on ju. Ja ma ei teinud seal mitte midagi. Ma nägin kommentaari, lugesin läbi ja ei vastanud. Sellepärast ja ongi. Ja siis sain Tessit natuke riielda ja siis nüüd Tess võttis ise selle YouTube'i asja ülesse ja vastab kõikidele kommentaaridele. Ma vastan kõikidele kommentaaridele, igasugune tagasiside on oodatud, võite kirjutada anonüümselt. Kolmikpauk@gmail.com ootame endiselt ka kuulajakirju. Ma arvan, et võib-olla kunagi lähitulevikus teeme mingi veebisaidi ka äkki kellegiga saame teha, kui keegi on, kes oskab, kuhu saab anonüümselt jätta, ehk siis ei pea eraldi e-maili tegema selles suhtes. See on fair point, jah. Ja, aga
täna praegu siin kolmikpauk@gmail.com ootame igasuguseid kirju. Tegelikult meil on väike kiri ka tänaseks, ma tegin selle kohe ära. Aga meil on see ka, et me ei avalda, kes te olete, isegi kui te saadate oma mingi töömailiga, enda päris nimega, see on kõik classified information, nii et Martin, give it a go. Jaa, ehk siis... Isegi kui me ütleme nime, siis see on vale nimi. Ehk siis täna on meile siis Ingrid saatnud meili. Ingrid? Nii, tegelikult on meesterahvas. Aga ütleme, et on Ingrid. Ja kirja pealkiri on tere ja siis on, et väga tore tervitav, et uus koomikute podcast jälle tekkinud on. Teised sulgudes näiteks Külapood, Sõbrannad, Punso, Top 3 jutusaade, sulud lõpevad soiku jäänud või üldse ära lõppenud. Ootan ka Türi ligipääsetavuse õhtut, me ka. Kuna podcasti eelistan aga audiovisuaalsena tarbida, siis küsin, mis plaanid teil YouTube'i kanaliga on? Kas ka sinna on oodata contenti või tuleb ainult sporaadiliselt, ma ei tea, mis see tähendab. Jah. Noh, guugeldame pärast. See oli meil, aga aitäh. Aitäh, ma ütlen, et YouTube'iga on meil vahepeal natukene probleemid, sellepärast, et videot on raske töödelda. Kauril ei ole piisavalt võimsat arvutit. Nüüd on tegelikult, no, aga nüüd mul pole aega ja ma nii palju, kui mul aega on, siis ma teen neid. Ideaalses maailmas tegelikult meil oleks keegi, kes oskaks monteerida neid videosid ja tegeleda selle lihtsalt monteerimise osaga. Selles suhtes, et tegelikult ei olegi raske, kui on ainult ühe kaameraga, tegelikult ei ole raske. Jaa, aga nagu sa ise ütlesid, sul ei ole aega ja ma räägin, et nagu iga kord ongi, iga pühapäev ongi mul see, et noh, et ma tean, et me saame esmaspäeval Spotify'sse ja Apple Podcasti ka, nüüd me saame kõik üles, on ju, aga me saame audiona, on ju, ja siis ei olegi seda, et noh, et kus videoversioon on, et võiks olla kõik korraga, on ju. Et võib-olla siis ma ei tea, kas me peame siis mingit graafikut muutma või nagu väljalaske päeva või midagi, et me saaks video ja audio samal päeval lasta, et see oleks nagu loogilisem tegelikult isegi. Sest me Kaspari episood näiteks oli ka ju, et me andsime ta mingi esmaspäeval välja või mis iganes ja siis neljapäeval või ma ei tea, millal see videoversioon tuli. Et... No see video on, ta on rohkem nagu küpsis praegu tegelikult, mina ei tea. Ja me teeks põhimõtteliselt. Mulle endale ka meeldib videoga vaadata tegelikult. Nagu mul ongi see, et meie podcastiga samamoodi, et ma tean, et me teeme podcasti ära, siis kui ta tuleb Spotify's välja, ma iga kord kuulan ta läbi. Ma iga kord lihtsalt, sest et see on nagu okei. Aga ma vaatan ta YouTube'is ka veel üle. Selles suhtes, et ma räägin... Sealt me kõik vaatame, mis tulevad. Väga entusiastlik saatejuht. Ei, me tegeleme kõigega. Meil on meil oli, sai see esmaspäev 10. episood välja, palju on meile. See on soundboardi väsi. Aga kas see on soundboard? Kas ma julgen näppida? Pärast vaata, ära praegu. Ei ole. See ei on soundboard. Aga ühesõnaga, kui on need vaheepisoodid on puudu YouTube'is, siis need tulevad järgi. Me tegeleme. Ma arvan, et meil ongi praegu see, et kuna me oleme work in progress, vaata, meil tulebki iga väike samm järk-järgult. Ja, me õpime. Et alguses oli ju see, et meil aitas Oleg siin kõike teha ja nüüd vaikselt poisid teevad ise, õpivad kaameraid sättima, valgustus sättima, heli sättima. Me kõik õpime kogu aeg pidevalt uusi asju juurde. Ja. Mina õpin sotsiaalmeedia asja kõiki ja nüüd kuna Kauri andis mulle ka selle YouTube'i õigused, siis ma vaatan, hullan seal natuke ringi. Tegelikult ma olen nagu veits pettunud. See üks video vaata, mis sa tegid sellest, kui me vaata kolmekesi siin ringi hängisime, vaata. See on nagu väga vähe laike saanud ja vaatamisi, ehk siis nagu kolmikpaugud nagu võtame kokku ennast. No, come on, see on sitaks näljakas. No, on küll tegelikult, ma olen ka pettunud. See on sitaks näljakas, mulle nii meeldis. Algus võib-olla on igav. Nagu head, sest Kauri on kaadis, aga nagu läheb paremaks. Ei, ma tegin nälja. Kui esimesed 5 sekki on igavad, siis on... No tegelikult on jah niimoodi. No see vaata, see ongi see, et see brain teed, voodis kell 3, näita mulle, plahvatusi vaata, otse kurku. Võib-olla asin selles ka, et mul oli see ohati saate, siis niimoodi meil käivad päriselt siin stuudios asjad, siis kõik vaatavad, mis lõus, ma ei viitsi ja siis juba scroll vaatame. Test näeb välja nagu nädal aega läks tsüklis olnud. Põhimõtteliselt. Ega ma ei näinud kõige... Tule vaata, tegid august siis.
mis me päriselt podcastis teeme? Ja kuidas see video lõppes Kauri juures? Jaa. Ei, kus ikka parmud. Kusjuures sellega seoses, et vaata see ohatise teema, nimesid nimetamata, mulle öeldi hiljuti ühe koomiku poolt, et ma näen veits, annan nagu bi-vibe. Ehk siis nagu ma näen veits välja nagu bi, et ma ei näe nagu straight nagu hetero välja. Ei, sa mängikes välja küll, jah. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see make up sense'i. Veits on ju, lühikesed juuksed on ju mingi punane. Mitte väga lühikesed. No ja nüüd enam ei ole. No äkki, ma ei tea, vaata, mis see nagu pikkus on, vaata, kui see oleks nagu siia siis oleks full lesbi, vaata. Ei, ma olin... 5 senti juurde, bi. Ei, no ma ei tea ju, mis need reeglid on, noh. Ei no. Ma ei tea ju. Me oleme Martiniga väga palju Red Bullid on, et täna tuleb hea epis. Ma olen sharp, noh. Et ega Martin pani paar koksitriipu enne seda. Ei, narkootikum ei tee. Ta kardab narkootikum, isegi nagu seda sõna. Martin pole piisavalt kaua koomik olnud. Ei, vaata see on, nagu mul on mingi väike pilt ka selle kohta, vaata. Väike. Ei, vaata see, et koomikud on nüüd, mis hetkest ma saan ennast koomikuks kutsuda, ma ise ennast ei kutsu veel koomikuks, ma ei ole seda alkoholi... Siis, kui sa saad aru, et sa siit... Ei, nagu see, et ma ei ole seda alkoholi, narkootikumid ja tsüklit veel läbi teinud, vaata. Et ma nagu ei kutsu ennast päris koomikuks. Tegelikult see oli naljakas lava peal, aga... Ei, no te ei saa aru. Ei, noh. Kõik ei peagi. Kõigil polegi. Ei, ma ootasin pantsi. Ikka veel ootan pantsi. Kuule, see on suht sama nagu ma sinu näljadega. Kauri täna Päkkari. Ei, aga Kauri täna... Noh, Kauri täna Päkkaris. Kauri täna Päkkaris rääkis mingisugust seda storyt. Oota, sa olid ka seal, on ju? Mis storyt? Kas see IG sõbranna või? Ja, Instagramis vaata see, et tuli kohale, on ju. Siis ma olin nagu okei, nii tuli kohale, nii, mis edasi? Minu jaoks oli nagu... uudne, et ei nad põhimõtteliselt. Jaga siis ma ootasin punch'i nagu. Jaga siis meie paukudega ka seda. Minu meelest see on veider lugu, aga siis kõik vaatasid niimoodi, nagu, ei seal võib olla. Ja edasi, et selles mõttes oligi punch puudu. Lihtsalt ma mäletan, Miske teema? Mul jäi üks nägu meelde kunagi Tinderis, kui mul kunagi oli Tinder, on ju. Ammu iitsel ajal. Nädal tagasi. No ei, see oli ikka nagu jõhkralt aega tagasi. Ja siis ma sain selle ühe punchi. Ma ei saa keskenduda. Ma sain ühe matchi seal Instagramis ja ma ei kirjutanud talle. Tema ei kirjutanud mulle ka. Lihtsalt see oli ja siis ma kusutasin Tinderi ära. Kas sa kustisid teda? Ei, me keegi, lihtsalt see oli match ja me ei kirjutanud. Suht nagu pihv. Blond või? Blond, jah. Nagu trenni pihv. Nagu trenni pihv oli. Trenni pihv. Ja Kauri seks lõu. Ühesõnaga, Martin lägi seda lugu edasi. Kauri pääseb ise nõusid. Naine teeb vaata jõuharjutuse Kauriga lihtsalt niimoodi. Kauri on nagu, aitäh, kallis. Nii. Kalle, sa saad veel? Kalle, veel üks kvart, vaata. Vaatasin Instagramist neid pilte ka selle türuku pihve. Pihv. Aitsa, ma olen. Näita oma Instagrami. Pihve. Tšikk, näita oma Instagrami pihve. Tahtsin öelda seda, lihtsalt pildi peal oli, et ta oli kunagi kulturist. No ma mõtlesin, et ta oli kunagi pihv. Aga siis temast sai vorst. Okei, las ta räägib. Kauri räägi. Ühesõnaga. Ja nüüd, paar nädalat tagasi, ta lisas mind Instagramis, või hakkas follow'ama. Nii, aga siis ma vaatasin, et issand, tal on mingi 1600 followeri ja ise follow'b mingi 60 inimest. Tegelikult see on kõva sõna. Ja mina olen selle 60 seas. Seal peab midagi olema. Nii, aga endiselt ma ignoreerisin. Sa oled kõva staar nüüd ja sa saad ignoreerida. Ja siis täna ta oli, ma nägin kohe sisse astudes, nägin, et ta oli kohal seal publiku seas ja siis minul hakkas süda natuke kiiremini põksuma. Kuule, nii, nüüd me teeme siukse asja, et kui keegi teist kirjutab, et Kauri nagu, putte kruum on, siis Kauri peab selle Biffi DM-i slaidima.
mis see tähendab, ütle mulle eesti keeles. Ma ei saa mitte midagi aru, mis sa praegu ütlesid. Ei, no kui keegi kuulajatest saadab meile meili, ütleb, et jõu Kauri, nagu go for it, nagu selle Biffiga vaata, siis Kauri peab sellele tšekile nagu Insta DM-i kirjutama. Siin on challenge kõikidele kuulajatele, saatke meile kolmikpaukend@gmail.com kiri, kas Kauri peaks talle DM-i saatma ja... Võite Instasse ka kirjutada. Ja võite Instasse ka kirjutada, Poogen. Või ma peaks talle saatma esimesena voice message'i. Ja, kas Kauri kirjutab talle või saadab voice message'i või saadab enda dickpic'i. Okay. Mõistlik. Samas nagu, ma ei tea, Instas võib-olla ei mahu ära dickpic. Kauri oma mahub. Aga lämme edasi. Aga tegelikult on see, et see võis olla tõesti juhuste kokku sattumus. Kas ta nägi ka sind? See ei saanud nagu... Ma olin laval. Kus ta nägi sind? Ma ei tea, äkki ei nägi. See ei saanud nagu 100%. Sa oled nii pisike. See ei saanud nagu täielik juhus ka olla, vaata, sest see tundub nagu liiga... Ta hakkas jälgima Kaurit ju. Ja ta pidi ära tundma kuskil ta. Et oleks, et ta jälgib 1000 inimest, ma mõtlen, selge. Pohhu jäi. Mind ta ei jälgi. Mis ta nimi on? Okei, tegelikult ärme seda ütle. See on võits palju, aga... See läheb Patreoni, kui see kunagi tuleb. Jah. Mis sa nüüd otsid? Räägime tänasest Maikist ka või? Ma esimest korda tegelikult nägin vist teid 2 rataskohvi laval. Et täna oli minu arust suht fun. Sa oled enne ka näinud? Okei. Võib-olla. Mis tunne teil oli? Siis, kui sa endale juukse pikendused panid mäletada. Too sama päev. Sa olid ka või? Jaa. No võt ongi, mina mäletan kõike, sina ei mäleta midagi. No mul... kas sa käisid ka pilte tegemas siis? Muidugi. Miks ma üldse nagu ei mäleta? Aga me ei teinud podcasti samal ajal. Aga mis tunne teil oli, kui te nägite, et meil oli täna line-upis 19 koomikut? 17 oli, jah. 17 või? 17 oli, jah. Oli või? Plus host. Mul oli... Kusjuures me ei olnud Rogerit üliammu näinud. Ei olnud, 2 tükki tuli juurde ju. Jah. 2 tükki 19 koomikut oli meil täna. Mis tunne on? Minust ma arvan, ma eeldan, et Maik ikka veel käib. Arvestas seda, et Dan oli... Enam ei pruugi. See on päris õudne. Kui open mic kestab 3 tundi. See on ikka hullum, jah. Aga ma ei tea. Ma ei hakka midagi ütlema. Ma kujutan ette, et see on nagu päris lõpuni jäänud vist. Sest tegelikult ju teise vaheajal inimesi läks ära. Nagu Biff läks ära. Ma arvan, et... Too sama Instagrami Biff läks ka. Läks või? Ta nägi sinu ära ja siis ta ei rahule. Slaidige meile DM-i, kas Kauri peaks kirjutama. Eesmärk oli täidetud. Nii täpselt. Aga... See episood tuleb mingi 2 nädala pärast üles. Mis te arvate, kuidas läks meil kõigil? Tegelikult oli suht nagu okei ju. Või nagu selles suhtes, et nagu, ma ei tea. Ma lihtsalt tahan, et te komplimenteeriksite mind. Ma juba ütlesin sulle komplimente. Kas me peame eetris hakkama sulle ütlema? Issand jumal. Ei ütle kunagi avalikult hästi inimestele. Ei, ma juba ütlesin. Aga mis te arvate, kas see nagu see, et ma tõmbasin püksisaare üles? See oli äge. Mina hakkasin plaksutama selle peale. See oli haige. See oli kõige suurem aplaus, mis ma rataskohvis vist sain täna. Või see oligi ainus aplaus, tähendab, ma tahtsin... No jaa, sest sa näitasid nahka. Näitasin oma karvaseid jalgu. Ei ole karvaseid. See oli äge, kui sa hüppasid ühe jala peale, siis tõmbasid säärt üles. No veits on tegelikult nagu, ma ei tea. Tahad võrrelda? See on nagu... Kui tahate näha nagu jalgade... Kauri viska oma... Näita, mis su jala suurus on. Tahate issi jalga näha. Näita, mis su jala suurus on. Mul on 46 vist või? Mul on siuke keskmine, vaata. Mul on teie 2 vahepealne. Mul on Kauriga peaaegu sama suurus jalg. Tere Kauri, sul on naise jalg. Oh my god, see läheb sorry. Jah, Oleg, sorry. Ära laua peal. Oleg tapab ära meid. Mina ei pannud laua peal. Ja aitäh kõigile kuulamast, see oli Kolmikpaugu viimane episood. Ja ongi kõik. Rohkem meid siia stuudiosse ei lae. Edaspidi oleme Kauri autos, bussis kuskil tagaistmel. Nende poja maikidega, vaata. Telefonikameraga. Ega samas meil on suht nagu head telefon. Aga ei, tänane maik. Meie olime ju järjest Martiniga. Kumb parem oli? Kui ma aus olen, no... Martin oli parem. Ma ei saa öelda, et Martin oli parem, aga tal oli aga see... Aga sa tahaks öelda seda? Aga sa ei saa öelda?
Martin oli nagu, ta on nagu more aggressive. Ta oli veits agressiivsem ja mul oli siuke tunne, et tänasel ei, tegelikult sul oli ka nagu ma ei tea, ma ei tahaks võrrelda nagu ma ei tahaks ka, ma ei oska niimoodi võrrelda. Kas mul olid enam maik kogu aeg standis või? Ma hakkasin praegu mõtlema. Mul maik standis ei olnud ju. Sul ma võtsin maiki standist enamus aega oli või? Jaa. Aga samas sul oli nagu väga häid nagu neid väga häid premisseid juurde pandud, mida me oled kuulnud. Olid või? Käed, okei, lõikame välja. Ega see lastevanemate koosoleku pitt, see nagu on hea pitt. Seda ma olen nagu algust peale olnud. Ja see on päris lugu ja mulle meeldib seda teha. Võib-olla asi oli selles ka, et vaata lapsevanemaid ei olnud publikus täna. Oli küll, keegi julgenud öelda, ma arvan. Nagu mul on tunne, et tänane publik tahtis veits siukest autisti nagu saada, vaata. Siuke nagu, veits nagu värised ja veits nagu, ta on nagu siuke nagu ja sellepärast, et vaata, see on see, et Salto, vaata, 3 tükki. Nii palju, vaata, koomikuid on ka, vaata, siis nad tahavad siukest wake up call'i aga samas ma ei tea. Tegelikult ma arvan, et keegi ei viitsi kuulata igat maigi elamust. Ei, tegelikult on nagu, tore, aga nagu... Meil on stand-upi podcast, Kauri. Meie kuulaja. Iga kord, kui ma lähen nagu mingi teema peale nagu käima, siis Kauri, tead, see on sitt, ärme sellest räägi. Siis meil on nagu 5 minti jälle siukest olulist. Nagu siuke energiatüsfunktsioonis vestlust, kõik meie et saada järgmisesse nagu teemasse. Kuulajatele nagu taustainfot ka, et Kauri ja Martin läksid peaaegu tüllidena, nii et Kauri tõmbas mind. Me ei räägi, mis põhjustel, aga neil on veits pinge laest ennast. Ma korra ütlesin ära, mis ma arvan asjast ja pinge oli maas. Martin, sa oled räme munn. Ma ei ole midagi teinud. Ja niimoodi sa lisadki õli tulle. Külajuttude peale lihtsalt. Külajutt. Millele oli põhi all? Ei no vähemalt ei olnud põhi alt. Ja ma pean siukseid asju küla pealt kuulama. Martin, sa tuled ja räägid mulle ise, kui on midagi. On ju? Ei, ära. Tead, kui sa, võta püksid enam, ma löön lahti sulle, lähme nagu oleme samarad, ma ei tea, mida ma tegema pean. Ma nii loodan, et te lõikate selle välja, selle osa. Sest, et ma panin tähele, et eelmises Maiduki üle-eelmises mingi episood tagasi. Ma lõikasin välja. Sa ei lõikanud mingeid asju, mingites meie episoodides on siukse momente olnud, kus ma ütlen, Kauri, sa lõikad selle välja. Ma ei kuulanud selle läbi tegelikult. Mul pole siukest aega, et selle läbi kuulata. Sa võtad paberi ja pliiatsi. Ja paned kohe siia kirja. Kui sa ei kuula läbi ja sa oled monteerija või? Osakuvad, kuulan läbi. Kus ma näen, et heliga on midagi pahasti. Et siis, kui ma hingan, sa selle lõikad välja. Ja siis, kui ma ütlen, et Kauri lõika see välja, see siit lõika välja, sa oled nagu... Aga mul võib 2 silma vahele. Ma ei kuule. 2 silma vahele. Tundub, et sul on kõrvaklapid peas siis ka, kui sa monteerid ja sul ei ole mitte need kõrvaklapid, millega sa kuulad, vaid need, mis summutavad müra. Ja see müra tundub olevat meie podcast. Aha. See läheb Patreoni. Sest ma ei taha agressiivne tunduda tavalises podcastis. Ma olen nunnu tegelikult. Meil ongi 3 täiesti, 3 alustavat autisti lihtsalt nagu going crazy. Aga mul on selline tunne, et mina olen ka pauk ja Kauri on auk. Sest, et Kauri ei paugu nii palju. Mida iganes, sa saite mõttest aru küll. Ma mõtlengi praegu. Miks sa mõtled alati nii palju? Lihtsalt ütle. Aga... Ole nagu mina. Ole nagu Martin. Oota, kui te olete nii vanad kui mina, siis te hakkate ka mõtlema. Ma arvan, ma ei ela nii vanaks. Tundub suht raske. Tundub, jah. Sa oled järgmine aasta sama vana kui minu, mis sa räägid? Ma ei ole nii palju, ma ei ole nii vähe noorem sinust. Ma olen päris palju noorem sinust. Võiks öelda, et peaaegu alaealine. Minu jaoks. Ma olen beebi siis alles. Põhimõtteliselt. Mulle ei meeldinud, ma ütlesin alaealine, Kauri ütleb Martin. Ja siis sa ütled, sa oled beebi. Ma olen natuke veider. Kauri, tegelikult talle see isa instinkt vaata lõi välja. Nüüd ma hakkasin mõtlema just, Martin, kas sa tunned ennast lapsena? Sa tunned, et sa ei vastuta mind ja huvitab tegelikult. Et sa ei vastuta oma tegude eest? Ei, ma tahtsin
ma tahaks, ma pean kõige eest vastutama, ma pean tere teiste tegude eest ka vastutama. Kelle? Minu tegudest? Ei, mitte, see on nagu siuke eraeluline teema rohkem. Aga jumal hoidku, me podcastis räägiks siukestest asjadest. Ei, nagu ma olen pidanud nagu väga kähku suureks kasvama, võib-olla. Just see, et nagu kui sa vaatad enamus minu vanuseid, nagu 22 aastat vana on, jah, nagu elu hakkab pihta, on ju, aga just see kõgu see oma firma tegemine ja nagu mingi vana firma jamadega tegelemine, kõik see, et nad nagu sundinud lihtsalt suureks saama ja asju ajama, vaata. Et nagu ja 22-aastasena nagu maksuametilt küsida, kuidas viina teha, on nagu huvitav, Et nagu see suureks kasvamine tuligi sellest, et järsku tekkisid inimesed, kes nagu päriselt loodavad su peale. Nagu päriselt sõltuvad sinust, nagu päriselt sõltuvad sellest, mida sa teed või tegemata jätad ja see, kui sa jätad midagi tegemata, siis sellel on tagajärjed ka, on ju. Et nagu seni nagu kooli ajal nagu sinu tegemata töö tagajärg on see, et sa pead minema õpetaja juurde ütlema, et sorry, läks meelest, kas saaks järgida. Koer sõi hommikusöögi. Koer sõi hommikusöögi. Koer sõi kodutööra. Et see nagu, kui nagu kuni sinnamaani su ainuke probleem on see, et su kodutööd oleks tehtud ja kui see ei ole tehtud, siis sa saad andeks, on ju. Aga nüüd on nagu see, et kus sa nagu inimesed sõltuvad sinust ja nagu firma tegevus sõltub sinust ja see on nagu see koht, kus ma pidin nagu suureks saama ja oma fucking perset liigutama, mis on väga ebameeldiv. Sest nagu vahest on päevi, kus ma tahan olla nagu teki all nutta oma ette ja mul ei ole seda aega. Ma tahtsin küsida tegelikult, et Kauri küsis hea küsimus, et kas sa tunned, et nagu laps, aga võib-olla kuidas te nagu näete meie nagu kolmekesi nagu meie nagu puhtast südamet ära ja siis ta sõidab. Lase mul lause lõpuni öelda. Martin oli südamlik jutt praegu poole ja sa lihtsalt sõidad mingi kuulaja küsimusega praegu. Ma sain rääkida. Ega ma ei pea rääkima. Halloo, Niino Türa, nüüd Martin nuttis praegu ja sa lihtsalt kuulen. Kellel ma pean lahti peksma, et see olukord siin paraneks? Issand jumal, ma ei jõua enam. Okei, me oleme jälle tülis. Nüüd on hakkame kõik siin kaklema, jah. Okei, vabandust. Ma lihtsalt tahtsin... Kuule, mul ema ka kuuleb seda podcasti, aga ta on normiks, vaata, nüüd on teist solvanud. Ta kuulab kõiki osas. Sa pidid rääkima hakkama nüüd ju. Halloo, Kaurile ei meeldinud, et ma rääkima hakkasin, ta ütles, et ma segasin vahele. Ei seganud, ma sain jutu räägitud, aga vahepeal ma tunnen, et ma tahaks olla laps, aga ma ei saa enam olla laps, kahjuks. Jah, see on see vastus. Okei, nii tees. Ma tahtsingi küsida, et kuna Kauri küsis selle, et kas sa tunned, et nagu laps... Vaata, kuidas teil jooksvad silmad nagu kokku. No las ta küsib nüüd siis. Las ta küsib. Ma vaatasin ka neid silmi. Küsi. Ta ei küsi, ma küsin ise. Et meie kolme nagu... Räägi nüüd. Mul hakkas just kohale jõudma, me ei ole Martinile puid alla pannud nagu iga kord. Me laseme Martinile alati lõpetada laused ära, vaata. Alati me kiusame Martiniga sind ja te kiusate mind, aga Martinil me kunagi ei ole lause nagu poole peal ära katkestanud. Ta hakkab nutma kui nii. Kas ta hakkab siis nutma? Ongi aeg suureks kasvada. Näed, ja nüüd on telefonis ka. Iga podcast ka, see vend on alati telefonis. Nagu mina olin alguses täna telefonis, sest ma ütlesin, sest see aitas kaasa, vaata, aga kui sa oled telefonis, see ei olnud minu küsimus. Okei, vahet ei ole. Sa just nagu tahtsid hakata mulle puid panema ise solvusid kuidagi praegu. See ei olnud naljakas, aga okei, mida iganes. Ma imestan, et sa üldse koomik oled. Ma hakkasin küsima seda, et mis te nagu arvate, kuidas meie kolmevaheline siuke mitte balanss, aga ütleme suhet nagu kuidas meie omavahel nagu meie see suhte mingi mitte kolmnurka, kuidas me nagu üksteisele positsioneerime siis või, et nagu Kauri on vaata siuke isa vaata või kuidas sa kirjeldaksid, ma ei tea, kui isa ma olen, kui ma saan iga episood kuidas me nagu triona nagu oleme, kas me oleme nagu mingi veider perekond või mis iganes. Ma tahaks teie nagu arvamust, et kuidas Martin näiteks sina mind ja Kaurit, nii et Kauri, ilmselgelt sa näed juba meid nagu lapsi.
ja nagu, mis te ise arvate? Ma arvan küll, jah. Okei, lahe, hea vastus. Kas see on nüüd see koht, kus te hakkate poole lause pealt sisse sõitma mulle? Ei. Ma ei poolda seda, et me lihtsalt kiusame ühte inimest. Ma tahan, et Martin saaks südamet ära rääkida kõik. Mul on väga palju nagu. Tal on mure. Keegi teine ei kuula mind. No räägi siis. Mis küsimus? Mina ei tea. Te olete nagu sõbrad. You know? Ainult sõbrad. No täiesti mõttetu. My family. Ei nagu... Mis ma tundma pean? Ei nagu mul on... Kuidas ma ütlen? Näe, mind huvitab päriselt, kuidas sa ennast tunned, vaata. Ja nüüd, kui ma ütlen, sulle küsin, kuidas sa ennast tunned, nagu, et mis sa arvad, nagu, see on nagu, ma ei tea. Mina võin küll rääkida. Ei nagu, mitte ainult sõbrad, või nagu ongi see, et mul on nagu hea meel, kui ma saan teiega kokku saada, mul on hea meel, kui me saame teiega koos teha, kui me käime tuuril, mul on nagu hea meel, kui te olete mõlemad seal olemas, on ju, et nagu, Janar on ka mu sõber, on ju, aga mul on nagu nii-öelda siis nagu tunnen ennast palju paremini siis, kui me kõik oleme nagu seal näiteks tuuril nagu show'l kohal, vaata näiteks, on ju. Nagu selles mõttes, et nagu, jah, meil on nagu, või ma ei tea, kas seda saab öelda. Võta šotti iga kord, kui Martin ütleb nagu. Sorry. See ongi see põhjus, miks mina ei suuda ühtegi meie podcasti lõpuni kuulata. Ma ütlen nagu või? Nagu poole tunni pealt selle 200 nagu pealt mul on nii koppes. Kusjuures ma olen parandanud ennast. Ei, ma saan aru küll, mis sa mõtled, jah. See nagu tuleb Martin selle ise ütleb 2 nädalat järjest, sest kurat, ma pean nagu vähem ütlema. Ma pean nagu vähem ütlema. Ma tunnen ennast nagu, kui me tuurin nagu, kui ma näen nagu... Et kui ma olen ebakindel natukene selles asjas, mida ma räägin, siis tuleb see nagu ka, et nagu seda täita. Aga ära räägi neid asju, mis ei ole kindlad. Räägi lihtsalt sellest, mis sa kindel oled. Ära lihtsalt räägi asjadest, mille sa ebakindel oled. Räägi päris asju. Ja siis oled vait lihtsalt. Tõenäoliselt küll, jah. Kujuta ette episoodi, kus Martin on vait. Näe, vaata, nüüd ta juba hakkab lõppu. Kuulge, aga ma arvan, et me oleme kõigile nüüd puid alla pannud. Te ei jõua minuni lihtsalt. Mis meil täna? Kas me räägime asjadest ka? Jaa, me räägime asjadest. Kauril oli tegelikult ju sitaks fun, cool story, mis ta tahtis jagada kuulame nüüd kõik koos, kuulajad ka kuulame ja nägejad ka kuulame. Tema võiks öelda siis esimene homoseksuaalne kogemus. Tavai. Kus sa seda tead? Ma aiman. Vaatab küll siukse magusa pilguga otsa. Ma räägin Martin. Ei, kusjuures ma olen kuulnud, et sa nagu aga ma ei tea stoorit. Ma nagu seda ei tea, kui sügavale. Nagu mul on üks veider lugu ja ma mõtlesin, et ma vabandan sellega välja, et miks ma mingis olukorras niimoodi käitun, et ma olin ju alles laps, aga siis mul tuli meelde, ma olin nagu Martini valune. Siis kui mina olin 22, on ju. Ehk siis laps. Baby. Ja siis oli siuke pull. Vaata, te teate seda, olete kuulnud vabastavast hingamisest? Vabastav hingamine. Ei ole. See on mingi voodoo shit. Ei ole, see on nagu see... nagu joogaga seotud või mingi mediteerimisega? No jah, mitte joogaga. Mediteerimisega mingi. Ühesõnaga, ahmid õhku ja siis vaata, katus sõidab ära. See on... Ma ei räägi... Okei. Mul oli nagu lisakommentaar. Kommenteeri. Okei. See on see, et iga kord, kui sa ChatGPT-le kirjutad midagi, et sul juhtus midagi traumeerivat, on ju, siis ma sain hiljuti teada, et see on mingi universaalne kogemus igal pool maailmas, et üks kirjutad näiteks, et ma ajasin oma ex-boyfriendi autoga alla, on ju, siis ta ütleb esimese asjana, relax, breathe, it's okay, it's fine. Ja siis take your time, sometimes these things happen. Nagu vahet pole, mis ta kirjutad talle. Ta ütleb, hinga korraks, lõdvestu. Ja siis üks kirjutas, et... Kirjuta chatile, et ma olen rase, ma ei tea, mida teha, ma olen paanikas. Ma kirjutan, aga üks kirjutas sinna ka, et chat, ma ei saa hingata. Siis ta ütleb, et okei, relax, hinga. Hinga. Ja see on alati esimene asi, mis chat ütleb, vahet pole, mida sa teed. Ma kirjutan talle, ma olen rase, ma ei tea, mida teha, vaatame, räägi nii kaua. Jätka, vabasta hingamine. See ei ole see hingamine, et relax, see on nagu pane hullu hinga, vaata. See on see, laseb minna, vaata, ja siis kammib ära ja siis hakkad igasugu asju nägema. Kas sa ajad mingid pahad vaimud su seest välja või?
ta sai nagu mingi naljaka asja praegu. No. Chat, ma olen rase, mida ma teen? Hinga korraks. See on šokeeriv hetk, aga sa ei pea seda üksi läbi mõtlema. Teeme samm-sammult. Kontrolli, kas test on kindel. Martin kuuleb, kirjuta ka chatile, et sa tule see vaata, mis kirjuta ka. Ja siis teine on, mõtle rahulikult, mida sina tahad. Räägi kellegagi, keda usaldad. Kui tahad kiiresti kellegagi neutraalselt rääkida, bla, bla, bla. Aga kirjuta samamoodi nagu mina. Kui Martin on rase. Ma võtan uus vestlus, paneme oh my god. Chat, ma olen rase, mida ma teen. Ma olen vana inimene tere. Hinga korraks sügavalt. See on suur šokeeriv uudis, aga sul on mitu võimalust ja sa ei pea seda üksi lahendama. Kas ta ei tea, et sa mees oled või? Kas ta ei tea, et sa mees oled või? Kirjutan talle, et... Ma olen mees. Kirjutan talle, ma olen mees. Kirjutan talle, et mida vittu, ma olen ju mees. Nii. Siis on kaks varianti. Esiteks sa teed nalja ja teiseks keegi tegi sinu eest lähedustesti ja sa ehmusid. No vot, okei, see probleem on lahendatud. God damn, nii. Chat on liiga maa peal. Nii, vabastav hingamine. Vabastav hingamine, räägime nüüd sellest. See oli hea lisakommentaar. Jah, ühesõnaga, see käis enam-vähem nii, et oli üks suur ruum, ja siis mingi vanamees vaata ütles, mis tegema peab ja pani mussi peale ja siis käis veel igaühe juures, vajutas niimoodi rinna peale. Ütles, nüüd sa oled vaba. Isegi nagu, noh, ma mõtlesin, et ta näpib ainult naisi, aga ta näppis mehi ka. Pii. Kui pikad juuksed on? Kiilakas. No siis on either way. Okay, siis on mingi 85-aastane kiilakas. Kas sa oled kõrvarõngad ka või? Jaa, kusjuures jah, kui sa seda küsid. Mõni tatoveering ka või? Vot ma ei mäleta nii täpselt. Ei, aga kõrvarõngad? Kõrvarõngad olid raudselt, jah. Noh, ühesõnaga, noh, perekond tead on ka natuke meil üks esoteerilise kalduvusega, on ju. Ja siis ema nagu hakkas seal käima ja noh, tahtis vabaks saada hingamisega pingetest ja kutsus siis mind ka, on ju, kõiki, noh, õde ja isa vist ühe korra käis, isale ei meeldinud see asi. Su isa on nagu ratsionaalne ärimees, ilmselgelt ta nagu seda, te lollid läksite maksite raha sinna, noh, tops on kohe nagu mida, noh, hingelda kodus, tasuta teha. Kusjuures see jutt oli jah, et ma võin kodus ka hingata, kui ma tahan. Nagu see kõlaks nagu kammoda ärimees, nagu businessman. Jah, aga ühesõnaga ma siis käisin seal saladuses hoida. Aga ühesõnaga Tšakrad siiski ei avanenud selgeltnägijat minust ikkagi ei saanud. Ütlesin, ei näe selgelt, midagi pole teha. Kannab prille ka. See koolitus sai läbi, on ju. Ja siis nagu ütles, et Kauri, aga mul on üks trikk on veel valuks, et kui sa tahad nagu päriselt asju näha, siis tule ükskord minu juurde. Ja siis ma õpetan sulle. Ei, ta oleks keppinud sind raudselt. No ma ei tea, ma isegi saanud aru, muidugi läksin. Ma tahan ju selgeltnägijaks saada. Sa läksid või? Muidugi läksin. Ja siis ühesõnaga tema plaan, kuidas minust selgeltnägijat teha, oli see, et ta lihtsalt andis mulle ühe väikse padjakese happelist asja. LSD või? Jah. Kohe öelnud siis, miks sa pead ütlema happelist asja, sest et happeline asi paned suhu. Mina ei teadnud see, et see LSD on minu jaoks oli lihtsalt mingi hapu asi. Ütles, pane keele alla, siis hakkad nägema. Nagu päriselt juhtus see? See juhtus päriselt, jah. Ja siis ja sa olid nagu see on nagu täiega turvaline asi. See on härra selgeltnägija, noh. Minu ema soovitas ju, et mine selle, ta on kõige parem. Kõõtad ette, nagu sa lähed koju. Selgeltnägijate koolitusel mine massaaži. Ema ütleb, et mine ei kujuta ette, sa lähed täiesti paukus peaga koju ja siis oled mamps, sina tahtsid, ma ei tea. Ma näen väga selgelt nüüd see hakkas mõjuma mul mingi 20 minsaga juba, on ju. Ja siis oligi, kõik elab, vaata, noh. Noh, läksime välja ka, vaatasin. Sul oli hea trip või? Alguses oli.
alguses oli väga hea trip, aga ma tahtsin nagu, ma läksin nagu elama, nagu mõtlesin, what the hell, ma lähen nagu metsa jooksma praegu. Ma tahaks Kauriga nüüd hapet kunagi teha. Siis ta ütles, poiss, lähe sa kuskile. Sa ei lähe kuskile siit jooksma, on ju. Siis ma ütlesin, miks? Happes peaga, vaata, miks ma ei lähe, ma tahan kõike teha, vaata. Siis ütles, et lähme tuppa, on ju, ma teen sul teed, värki. Noh, kuidagi nagu, siis ma tundsin, et ta hoiab kinni mindsin. Nagu ma ei tohi kuskil minna, vaata, sa tead, ma ei tea, kas sa oled jällest teinud või ei ole. Ühesõnaga, mul tekkisid räiged parakad, et see vend praegu hoiab mind siin kinni. Mina tahan õue minna, tema hoiab mind toas, on ju. Ja siis läksin hullu paanikasse, no mingi, isegi vist lükkasin teda eest ära, nagu, siis läksin õuest ja ütles, Kauri, mul on naabrimees politsei. Nagu, ära tee praegu siukseid asju. Ehk siis ta ütleb sulle kõike seda, et sul paranoia tekiks. Põhimõtteliselt, nagu ta tegi kõik selleks, et mul tekiks see paranoiad vist, ma ei tea. Ühesõnaga, ma läksin jumala paanikasse, ma helistasin mul oli naine siis, on ju, ja esimene laps oli mingi 4-kuune vist või? Täna parim paps. Kuskil paukus peaga. Ja siis ma helistasin, ütlesid, tule ruttu järgi nagu appi, on ju, fucking kähku. Helistasin talle, ta tuli mulle kohe järgi, on ju. Täna ma ei unusta mitte kunagi seda ära. Ta tuli järgi mulle ja siis laps istus esiistmel niimoodi turvatoolis, on ju, ja vaatas mulle silma sisse. Fuck, siuke ei saa olengi. Ja ma ei tee kunagi enam mitte ühtegi fucking narkootikumi, sest see kuidas see laps mind vaatas nagu. Ma ei unusta seda pilku. Täna sellel nagu lõbus lugu läks nagu lapp ära võtta. Kus see punch oli? See oli lugu lihtsalt. Ei, jah. Ega ma arvan, et nagu, ma olen nagu praeguseks üsna nagu 98% inimene, see vend tahtis keppida. Ma ei tea, mulle lõpuks, kui ma nagu ise nagu suureks sain ja nagu teadsin, millised pervareid vanamehi igal pool ringi liigub, siis ma nagu panin nagu ise ka pildi kokku, et ma saan aru, miks ta seda fucking hingamist teeb, ma saan aru, miks ta seda massaaži teeb. Ta kutsub sind küll, kas ta ütles sulle, et sellest ei öelnud? Ei öelnud. Noh, tere lihtsalt nagu vend, kes ise korgib ära ennast, noh, tuleb ise su koju, ise annab endale korki ja siis on nagu tere, noh, Rootsi laud, kui su nagu kits ise tapab ennast ära, paneb su auto katuse, inimesele, kes võid koju teha. Ma arvan, et lihtsalt väga palju imelikke inimesi on maailmas ja see on 50-50, noh, et kas ta oli pervar või mitte, et võib-olla süks inimesi ka, kes ei saa aru, et nad teevad midagi valesti. Kauri kubemees ta nagu mullistas juba, vaata. Jaa, aga ongi see, et vaata mõned ma ei tea, äkki see oli ikkagi päriselt tšakrata avamine. Ma tegelikult siiamaani ei tea, äkki see on nagu päriselt tema peas nagu tšakrata avamine. Või nagu, ma ei tea, keegi võiks nagu öelda, mis ta eesmärk oli. No, ta ise on prolli surnud nüüd juba. Ei ole kusjuures. Ei ole või? Käär! Ei no ju siis midagi ta teeb õigesti nagu, mida mingi 100 on juba. Lähme. Sorry, no. Sorry, et me siin... Ära ohi nüüd, issand jumal, no. Meil oli jutt pooleli. Mis sul öelda? Mis sul öelda? Pervar vanamees on minu peenist katsunud ja sul on midagi tähtsamat praegu öelda. Ma hakkasin nagu... Noh. Ühesõnaga, aga vahet ei ole, oli mis oli, mul on selgeltnägija tunnistus olemas ja otsin tööd. Saite tunnistuse? Jah, tunnistuse saime. On seina peale kodus? Tead, peale seda LSD trippi ma vist isegi viskasin ära selle, ma olen siiamaani otsinud seda, et kas see on mul alles. Aga ma sain nii pahaseks ta peale. Siis ta süüs mind, et mina käitusin valesti, sattusin paanikasse nagu. No mine. Sa nagu rääkisid ka tega pärast seda veel? Tegelikult vist ei rääkinud isegi, et kuidagi läbi minu õe jõudis mingi, noh, et ma ei tea, midagi ta viris, et tal oli peale seda selg haige ja mingi sükke asi. No see, et ma teda nagu tõukasin. Okei. See mul oli reaalselt sükke tunnud, et hoiab kinni mind. Ei, ma usun, jah. Ei nagu, come on. Kellel nagu isegi kaines peaga võiks kui tunne tekida. Ei, no, jah. Jah. Teist saad solvun nüüd. Ma lasin teil lõpuni rääkida. Ma olen ka telefonis, siis ma ei tea, kus mu telefon ongi. Ei, ma lasin teil lõpuni rääkida, sest et noh, te ei tahtnud ju, ma lisakommentaare annaks. Anna siis nüüd. No nüüd on hilja juba, nüüd ma ei ole jutu laines. Okei. Ja nüüd oleme meie süüdi, jah? Jah. Milles?
Milles? Et sa ei tee oma suu tahti või? Ma ei viitsi enam seda podcasti teha. Lõpetame ära siis, jah. Võtan telefoni. Ei, kõva. Noh, ma just mõtlesin, bänger episood, asju juhtub, vaata. Lihtsalt ei lasknud mul rääkida. Nüüd me mossitame. Ei, te ei pannud isegi mingi ka 3 minutit tähele, ma telefonis olin, isegi panite tähele, te ei nagu ei öelnud. Me panime tähele. Okei, aga no ikka rääkisite edasi. Mis mõte sellele? No jaa, aga mõte on sellest, me oleme kõik koos vestluses sees. Saad aru? Ei, Tessi vitsi kunagi kuulata. Ei, nagu mul oli mõte, ma hakkasin sellest rääkima ja siis nagu mul oli mõte pooleli ja siis Martin keset mu lauset. Ei, sa ei öelnud mitte midagi. Ma hakkasin rääkima sellest, kuidas mõned inimesed ei saa sellest aru, et nad on sitad inimesed või nad käituvad sitasti, sellepärast neil on vaimselt midagi ei ole korras. Aga ta ei lasu mul seda mõtet rääkida, järelikult ma ei räägi sellest. Kõik, punkt. Sa just rääkisid ju. Ma ei lõpetan seda mõtet ära, aga see oli mu vahepeal. Ma ei viitsi. Nüüd hakkame. Ma olin lihtsalt nii loos sees, nagu ma tahtsin ise. Ei, ma andsingi lisakommentaare peale seda, kui sa loo ära rääkisid. Ma tahan nüüd kuulda seda, mis sa ütled. Lihtsalt ma olin nii oma loos sees, on ju? Et okei, Tess, mis sa tahtsid? Sa tahtsid mingit anda seda... Kiilaka mehe kohta seda, et vaata Martin küsis, et Tess, mis sa arvad, et kas ta tahtis Kauri. Tahtis Martinit ka. Ai, mind ta tahaks ausalt keppida. Martinit oleks tahtnud küll, sest et Martin oli mingi 12. Vana sa olid siis? See oli mingi 5 või? Ei, mingi 12. 12. Meil on 10 aastat vahet. 10. Jah, see oli 10. Vahet pole. Aga ma hakkasin just nagu mõtlema seda, et vaata, on inimesed, kes on nii kindlad iseendas ja sellesse, millesse nad usuvad. Noh, ongi see näiteks, ütleme näiteks poliitikas on ju EKRE usub, et nii on õige, Reform usub, et nii on õige ja siis on mingid usklikud, kes usuvad, et kristlus on õige ja siis on mingid juudid ja siis on mis iganes muud on ju. Ja siis ma mõtlengi nagu seda, et äkki see kiilakas mees ka uskus, et õige viis, kuidas sa selgelt näed, ongi see, et sa võtad mingi väga noored inimesed endale, sest noori inimesi vaata saab mõjutada. Vaata, kui tegelikult mõtled loogiliselt selle peale, ma ei tea, mis vanusegrupp teil oli seal erinevad. Tegelikult seal oli erinevad. Mina olen vist isegi kõige noorem, ma ei tea. No, seal oli ka 45-seid. No aga ma mõtlengi, et paljud siuksed inimesed, kes tahavad nagu oma usku või uskumusi siis nagu kellelegi teisele nagu, kuidas nüüd öelda, peale. Mitte suruda, aga näidata või ütleme nii, et see on õige asi, siis sa ütledki ju lapsele vaata seda, sest et lapsed on nagu... Samas ma usun mingi perversne ajadus seal taga. See kindlasti ei ole normaalne. Ta nagu kõvasti usub, aga nagu selle usu sees ikkagi on see mingi perversne osa ka. Tõenäoliselt, aga... Ta ise ei pruugi aru saada, et see vale on. Seda ma mõtlengi just, et kõik need usu ju on need sekti asjad ju, need on ka kõik ju, et kogu mingisugune artikkel oli ka, kas oli Eestis vist oligi, et oli mingi telk on ju, et mingisugused ongi mingi ravitsemised või mingi mediteerimised, et et sa näed maailma täiesti teistmoodi ja siis tegelikult mis endast kujutab on see, et nagu mingi ongi täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, et inimesed on ringis, teevad peale seal telgis, teevad igasuguseid muid mõnuaineid on ju ja siis ongi see, et tulevad sealt retriidist nii-öelda tagasi ja siis ongi, maailm on teistmoodi järsku. Vaata, ja see ongi mingisugune, ma isiklikult arvan, et see on mingi vandenõuteooria, vaata. Aga kas see läheb päris vandenõu? No mitte võib-olla mitte vandenõu, aga nagu mingi sekt või kultus. Kult on pigem parem nagu jah. Aga ei, kui samas, miks need saavad eksisteerida, ongi see, et inimesed usuvad ja kuna nagu näiteks ongi need samad mingi ravitsejad asjad on ju, meie nagu oma see tervisehoiusüsteem hakkab nagu lagunema. Ja inimesed otsivad nagu mingid abi, vaata, just näiteks ka need väljaspool siis tervisesüsteemi. Ja ongi see, et vaimsed probleemid ka vaata järjest ju süvenevad on ju. Ja nagu kui sa tahad professionaalselt nagu vaimset abi on ju, siis on järjekorrad ja kallis ja värk. Siis sa lähedki sinna telki, vaata, teedki veits peale, vaata, et täna tüüp ütleb sulle, sa oled ülitore ja nagu sul on õigus, sul ongi putsi, sul ongi täpselt, sul on täiesti õigus. Tule nüüd ma mängin trummi sulle,
nagu ongi see, et see ainult uskumuste ja nagu no mul polnud ju seda, et mul mingi probleem on, vaata, ma lihtsalt uudishin, et nagu päriselt nagu käin seal ära ja näengi, siis olengi selgelt nägija, et pluss on ju need nagu... aga sorry, räägi. Ei, ma lihtsalt tahtsin nagu näha, et mis toimub. Aga ma räägingi, et pluss on nagu need inimesed ju ka, kes on nagu, et ravimid on paska, on ja mina ei usu sellesse tablettidesse, mina ikka usun, et maajõud ja uskumus ikka, see päästab mind. Käigu pekki need kuradi ravimifirmad, ma ei anna neile oma raha, ma olen parem kuskile telki. Nagu see Steve Jobs oli. Et proovis, sa tead seda case'i? Steve Jobs, Apple'i see nagu tal oli vähk ja siis nagu tal oli nagu highly treatable ehk siis nagu ravitav aga ta oli nagu hellna, ma ei võta ühtegi kiiritust, ma lähen telki ja lasi ka seda voodoo sitta teha, et suri ära. Suri ära? Jah, ammu juba surnud. Ja nagu, ei nagu reaalselt, ja siis ta vist, ma ei tea, lõpus vist läks, et davai, okei, teeme seda kiiritust ka vaata, siis ta ütles, arsti on läbi. Et nagu, see on nii fucked up, vaata. Is it too late now to say sorry? Vaata, see on nii haige, vaata, sest sa oled fucking miljonär. Fucking nagu Apple'i looja. Sul on nii palju võimalusi. Ja siis nagu arstid ütlevad ka, et lebo, vaata, saame lahti easy. Siis on nagu, hei, hell, ma tead. See on jube, jah. Ja siis sured maha. Kõik need miljonid, kõik see töö. Ja nagu just kõige haigem osa on selle juures see, et see oli nagu tänapäeva meditsiiniga ravitab. Mis on kõige haigem. Äkki nagu... Et nagu ma saan aru, et kui sa täiesti lootuse kaotanud, siis sa lähed telki. Aga nagu... Nagu viimases hädas või nagu sa oled nagu meeleheitel juba, et sa oled nagu, ma teen mida iganes. Üks mingi seriaal, mida ma kunagi vaatasin, Supernatural. Martin hakkab sellest kiilakaks pervert. Seal oli ka see, et kaks venda, nad tegelevad mingisuguste üleloomulike olendite vastu, võitlevad ju värki. Ja siis oli seal üks episood, kus käis grupp inimesi mingisuguse preestri juures, oli ka telkus juures. Ja siis iga kord neil oli mingisugune, kas kellegi oli vähk või mingi verehaigus või nagu untreatable disease on ju. Ma ei oska enam eesti keeles rääkida. Ravimatu haigus. Ravimatu haigus, jah. Ja siis see preester pani nagu käe nende pea peale ja ütles, et kõik loeme nüüd palveid, on ju. Ja siis oli nagu mingi voodoo shit käis, on ju. Ja siis järsku järgmine hetk cured, nagu kõik korras, värgid-särgid. Ja oligi see, et nagu inimesed, mis jutu point on see, et inimesed läksidki sinna nagu viimases hädas, vaata. Aga nagu sellist paska, mis Kauri tegi, ma ei läheks nagu... Okei, ma peaks ikka väga loll olema. Nagu väiks, nagu noorena, nagu väga loll ja väga uudishimulik. See on nagu uudishimu on väga... Nagu, see ongi see, et üks asi on kas uudishimu või teine asi on, sa lähed, sa usud. Jaa, või siis ongi võib-olla 3 varianti ikkagi. Et sa oled loll ja noor, uudishimulik. See ongi see, et sa usudki sellesse päriselt. Või siis see, et sa lähed viimases hädas, sest et nagu mitte miski muu ei aita ja sa nagu oled leppinud sellega, et sa sured. Ei, aga ma ei teadnud, et on nagu niimoodi. Mulle öeldi, et mašaas. No jaa, vaata, sa ei tea samas. Mašaas. Jah, see on nagu ja siis vaata, ta oli nagu, vaata, nad on nii osavad ka juba nagu. Nad nagu vaikselt lähevad sinna. Vaata, et okei. Ei, see on manipuleerimine tegelikult. Mul said ja need asjad on väga hästi avatud, aga türa teana meil kinni. Kui selle saaks ka veel lahti, siis oleks... Ta on 80-aastane perv, nagu. Ta on kõike näinud, kas sa kinnitad, et ta oli 80? 80 oli 38. Ta on üle 80, no mingi 90 juba, ma arvan. Ta oli siis 80, nüüd ta on 90. Aga kui sa tead, et 80 oli, ta ütles seal või? Ega midagi, mingi jutt oli, kus mina tean, ega ma ei mäleta seda asja. Mulle meeldib, et see Kauri retriidi jutt on mingi 30 minti. See on huvitav. 30 minti. Ei, ma ei ole, ta oli aias laastus. Jaa. 10 minutit mölisesime ka. Ega ma ütlen, ma ei ole mingit traumat sellest saanud, et oi, mis nüüd juhtus minuga, on ju. Pigem on see, et nagu tagantjärgi, ma isegi siis ei saanud aru, et nagu ta on perver või midagi. Ma mõtlesin päriselt, oligi, ja kui jama on, nagu seal on tšakratega nagu siuke jama, et sa ei kujuta ette. Selle pärast lapsi kepitaksegi, sest on siuksed lolli lapsi, vaata. Nagu, delusional. Ma ei tea, ma ei oska, nagu,
nagu sellepärast perrevarid eksisteerivadki, sest on sinusuguseid ullikesi, kes nii saa aru ja need ei lähe rääkima. Martin saab känsed peale seda lauset. Aga Martin. Mis lauset? Sellepärast perrevarid on, et lapsed on laiad. Ei, no ma ei see oli nali. Ta ei olnud laps õnneks, pohhui. Sa oled praegu räägid, et sa oled nagu stressis ja sul on lapsepõlvetraumad sellepärast, et sa pisid nagu hästi kiiresti suureks saama ja sa oled nutad kodus patte ja ja siis ema ütleb, et kuule, ma käin vabastavas hingamises. Tule ka, nagu käi seal ära paar korda ja sa saad kõikidest oma muredest lahti. Martin, tule proovi ühe korra vähemalt. Proovi. Muidugi ma lähen, kui ema ütleb. Kui ema, ei no see on viimane aeg. Nii, ja siis... Ema ei saadaks mind pervari juurde. Muidugi ei saadaks. Sa pead ise asjad ära proovima. Sa ütlesid, et sa pead nüüd ise seisvam olema ja otsuseid vastu võtma. Sinu aeg on. Käi ära ja siis järgmine kord on ka sul midagi rääkida. Emad ju räägivad alati õigust. Ja siis sa oled seal ja siis öeldakse Martin, kuule. Seal on väga head selgelt nägemise võimalused. Nagu ma usun sinusse ja ei, ma nagu saan absoluutselt 100% kõigest aru, millest sa räägid. Ja nagu ma oleks ka tõenäoliselt, kui ma oleks nii vana, nagu sa olid. Ja nii loll, kui sa olid. Ei, tegelikult ma ei läheks, sest nagu ei, mul ei ole aega, nagu ma ei ole nii suurt huvi ka selle vastu. Sa võib-olla teises keskkonnas üles ka kasvanud, sa oled nii no meil olid nagu horoskoobid, vaata. Aga nagu see oli kõik. Okei, me vaatasime seda kuradi Bitva sensitive, kuidas seda kuradi Extrasensov. Kuidas sa seda ene keeles ütled, vaata, ühesõnaga selgelt nägi, et Extrasensov. Selgelt nägi, et tule proovi, vaata. Seda vene oma. See on nagu, siis ikka see oli suht bänger isegi. Jah, parem kui Eesti. Martin, sinust võiks saada psühholoog ja siis nagu keegi tuleb sinu juurde rääkima, et mul oli siuke kogemus ja lapsepõlves seal fuck nagu. Ma nagu holy, päriselt holy. Kui ma issa, ma poleks küll nii loll olnud, et siukse koha peal läheks. Oligi 3 pera persest. Päriselt või? Nii loll. Mida? Ja nagu aastaterapeut. Kõik 100% poovad üles ennast pärast seda sessi. Sa läksid siuksesse kohta või? Täielik jobu ju. Martin psühholoogina. Holy shit! Oh my god! Päriselt läksid kaasa. Üks meesfestival vägistas mind. Näite pilti. Lasidki juhtuda või? Mehel või? Ei no sellepärast ma nagu ei olegi terapeut. Ma teen alkoholi. Mingi skisofreenik tuleb sinu juurde ja ütleb, et ma näen kujundeid ja inimesi, kes ei ole olemas. Holy shit, päriselt! Aga jumala crazy. Nagu kõik, nagu 1 + 1 on 2, vaata. Nagu minust ei oleks hea terapeut, aga kui keegi tuleb minu juurde, tead, ja see on nii, et nagu sain taha, trauma. Ma ütlen kohe, džinn letti, davai, unustame. Sul ei olegi teraapiat vaja. Ma lükkan sulle 3 džinn-toonikut otse kurku, vaata, ja ma joon koos sinuga, avame need tšakrad ja kõik on ülifun. Nagu hommik on tõenäoliselt veel hullem, kui sul õhtul oli, aga nagu nüüd saad uuesti taha. See on nagu see, nagu Instas oli see, vaata, et miks ei ole nagu kiire toimelist antidepressanti, vaata, nagu on nagu mingid valuvaigist, nagu morfiin. See on alkohol. Tegelikult see on tõsi, jah. Nagu, ja ongi olemas. Alkohol on antidepressant. Sa hakkad niimoodi enda džinni marketeerima. Ei, tegelikult sa ei tohi. Nagu, sa ei tohi. Sa võid sõpradel. Ei, me võime nagu, podcast me võime ikka rääkida. Come on, need ei pane vangi mind. Aga tegelikult see, nagu, kui sa teed alkoholireklaami, ta ei tohi olla kuidagi positiivse kõlaga. Jah, ta ei tohi olla propageeriv, ta ei tohi olla seda, et ta on mingi positiivne mõju. Paned, et kiiretoimeline antidepressant, tähelepanu, tegemist on alkoholiga, alkohol võib kahjustada teelist. Kaebustab esimesel kõrvatoimete tegemisel midagi nagu arsti või apteekriga. Aga tead, mis sa võid alkoholi positiivselt reklaamida huumori podcastis, saab pärast öelda, et see on nali.
seal on ka nagu fine line põhimõtteliselt. See on nagu vaata, tegelikult Maiduk rääkis, et nende tupsu reklaamidega vaata, et ta tehniliselt nagu ei ole lubatud, aga samas kedagi koti väga. See nagu, ma arvan, et kui me siin podcastis on nagu audiona on suht savi, sest nagu see ei ole nagu... Meil on advokaati vajas. Ei, see ei ole makstud reklaam, vaata, reklaam on nagu konkreetne see, et mingi toodet me nagu... lihtsalt arutame. Jah, see on nagu pohhu ja nagu... Aga just ongi see, et kui ma tahan nagu teha mingi ala sotsiaalmeedias on ju, siis ma ei saa teha, näe, see džinn on ülihea, ülimaitsev, ülifresh, ma ei tohi isegi öelda, et see hea on. Nagu reaalselt, jumal võts, ma ei saa mitte öelda, ma saan lihtsalt öelda, et näe, tee üks värske džinn toonik omale. Ja siis kasutasin seda džinni põhimõtteliselt. Aga ma olen nagu mõelnud seda, et see... Aga sa võid öelda? Ei, seal peaks mingi funky nagu siukse ängli leidma, vaata. Et ongi nagu... Kasva sama pikaks kui Martin Laasik. Kasutada seda comedy änglit ära, onju, kuna meil on nagu kilo koomikuid igal pool, onju. Meil on kõik nagu, me oleme koomikud, sõbrad, meil on nagu selle tuuri raames on nagu... Me saaks nagu fun asju teha, ma arvan. Et nagu... Sellepärast ta tahtiski. Me teeme suure grillpeo lihtsalt. See, mida Kaspar ütles, et kunagi ei juhtu, sest et kõigile koppes. Ma ei mõtle nagu ära. Ja helipausilt oleme tagasi. Oleme tagasi ja kõik oli pekkis. Ühesõnaga meil sai vahepeal see audiomälukard täis, meil vahepeal kaamera lõpetas lindistamise. Sest et aku sai tühjaks. Sellepärast, et Oleg ütles, et vahetag aku ära, aga Martin arvas, et ärme vaheta. Jah. Ei, ma nagu vaatasin üle, ta oli ära vahetanud, nagu aku oli 99%. Just ütles, et kui te olete vahepeal vahetage akusid ka nagu laadigi teist akut ka vaata. Selles mõttes nagu. Aga praegu see aku oli täis. Just ta sai tühjaks, sest see akupank ei olnud täis. Ja põhimõtteliselt ongi see, kui see akupank on täis, siis ta peab koos selle akupangaga peab episoodi vastu. Aga kuna see ei olnud täis, siis ta lihtsalt ei pidanud vastu. Okei. Ma arvan, et selles. Kuskilt maalt videot siis ei olnud. Aga sul oli mingi mäng. Jaa. Räägime uuesti siis mängust. Mäng on Kelle süü see oleks. On absurdsed olukorrad. Nagu rewindime veits. Ja siis ma ütleks, et kas on Kauri süü, Martini süü või minu süü. Davai. Kas nagu chat genereerib olukorratsu? Või nagu kus need olukorrad tulevad? Türa, see oleks pidanud see moment olema, et ma mõtlesin enne podcasti need absurdsed olukorrad välja, see ei olnud ChatGPT, aga okei, pole. Oleme ausad. Chat. Ei, kui sa ise need välja mõtled, siis on nagu veits lampata, see peab olema kuskilt tulema nagu 3. kohast. Et see nagu endale üllatavat. Martin praegu lihtsalt ütles, et ta ei usu mitte kunagi, et naised midagi... Ei, ma ei mõtle, see peab nagu enda jaoks ka vaata nagu, damn, nagu see paneb mind ka mõtlema, nagu selles mõttes vaata. No need panevadki mind ka mõtlema, sest ma ei tea, ma näen neid lauseid, aga ma ei ole nagu läbi lugenud või nagu... Ma nagu näen, aga ma nagu ei saa aru. Ma vaatan, aga ma ei näe. Ma kuulen, aga ma ei kuula. Sul on tšakrak kinni. See kuppe tšakrak. Ma oskan. Kui sa tahad. Tal on tunnistus. Kui sa tahad, ma võin su... Ma ei saanud aru sellest, aga... Ma võin sind nägijaks teha. Kelle süü see siis oleks? Keegi meist jääb Uberis magama ja juht peab teda äratama. Kes see oleks? Mina. No okei, võib-olla see kelle süü see oleks, see on halb nagu võib-olla pealkiri. Kelle kohta see käib? Kelle kohta see käib, siis võib-olla parem, et jääb Uberis magama ja juht peab teda äratama. See on full mina, ma olen nagu unimüts igal pool. Tõenäoliselt küll, ma olen lihtsalt alati nii nagu ärevel, et nagu kurat, et ega nagu see taksojuht mind valesse kohta ei vaata. Ma ka ei jää magama taksos. Never. Martin siis või? Ma ei ole, see kõlaks kõige rohkem nagu mina, ma arvan. Ma lihtsalt mõtlesin, et mina olen see taksojuht ju. Jah. Ma olen tavaliselt taga. Ma olen tavaliselt ees krutin, vaata need kanaleid ja Martin on taga nagu... Mitte see kõlas nagu... See ei kõlanud. See läks lappama praegu. See ei kõlanud nagu... Okei, järgmine situatsioon. Saadab valele inimesele flirtiva sõnumi. Kauri. Ma ei saada kunagi flirtivaid sõnumeid. Ei tegelikult sina nagu meist kolmest, kes saadab kõige rohkem flirtivaid sõnumeid. Mina? Raudselt sina. Mul on naine, no. Nii? Ma flirdin laivist, aga
Ciao, babe. Aga nagu Kauri ei oska flirtida, nagu tahad, mul on kodus kuradi 3 traktorit, tule vaata minu traktorit. Noh, sina oleks see pigem nagu, et noh, selles on raudselt sellepärast, et ma olen kõige rohkem meist vallaline, aga okei. Kõige rohkem vallaline, mida see tähendab isegi? Nagu, et noh. Meil on nagu tasemed siin praegu. Kui vallaline sa oled 90? Ma olen kõige rohkem vallaline. Nagu, selles suhtes, et ma olen kõige aktiivsemalt vallaline. Ma ei ütle, et mul meestega halvasti. Ei, ma olen nõus, see ongi hägune piir. Jah, ma olen mingi... Kauri on lihtsalt... Kauri isegi ei tea, kas ta on vallaline. Ma olen 30% vallaline. Mis see sõna on, kui sa oled lihtsalt... Kauri on nagu stand-by vallaline, et kui mingi naine tuleb töö juurde, siis ta nagu aktiveerub, vaata. Nagu vaata see, mingi videomängus, vaata, sa lähed selle tegelase juurde, siis ta aktiveerub, siis ta on järsku niimoodi. See on Kauri, kui mingi naine tuleb juurde, siis ta nagu... Vajuta X, et rääkida, vaata. Täpselt, see on Kauri. Ega see on fair ju, sest et ma ei tea, ma olen ise tavaliselt see mängija, vaata. Aga sa oled see, keda aktiveerib. Ja siis lihtsalt nagu see Biff lihtsalt vajutab X, et seda 3 skippida. Saaks nagu edasi. Ja siis Martin on lihtsalt ekstra kuskil elab kaasa kõigele. Kusjuures kõige naljakam asi on olnud nii-öelda wingman'ida võetud mehena nagu vallalistele tüüpidele, vaata, oma sõpradele. Ja nagu ma olen ülisitt wingman ka. Ma lihtsalt nagu, ma nagu see on minu jaoks bitt, ma tahan, et mul naljakas oleks, onju. Ehk siis ma ei lähe nagu sellega, et oma sõpra maha müüa. Ma lähen sellega, et mul nagu veits fun oleks. Või siis olime ühe korra peol ja siis sõber tuleb minu, et oota, see on nagu see bitt, vaata. Nagu tuleb minu, et nagu see oli nagu minu kursade, vaata. Ma nagu, lihtsalt oli vist hea, siis läksin lihtsalt tuugad ligi, vaata. Tere, ma ütlesin, et Kauri tahtsid tšau öelda värk-särki. No läksin mingi nagu full nagu, sitta, onju. Et nagu kuradi, Kes see Tauri tahtsid tšau öelda? Tauri tahtsid tšau öelda, Ma ei tea, fake mini. Sul on väga palju aurisid enda. Ei, tal on üks Tauri küll ju sõber. Ei ole Tauri, aga nagu Tauri on fake, nagu vahet ei ole, ühesõnaga, et nagu ütleb mulle, et ma ütlen, kuradi Ülo tahtis sulle tšau öelda, vaata. Ja siis ta nagu... Tere Ülo! Kui sa nii Ülo on, ma küll ei taha suga teitida. Ei, nagu, tere for the bit. Ja siis ta on nagu, et nagu ta nagu ilmselgelt ta teadis nagu onja seda tüüpi. Ja siis ta nagu, et kui ta tahab, et kui ta tahaks, ta tuleks ise rääkima. Aga sõber oli nagu nii, ta ütles, ma olin nagu nii, ma olin nagu nii sõiduvas. Nagu, sest mul on oma naine kodus olemas, ma ei pea see on nagu nii vabastav on käia peol joomas, kui sul nagu ei pea muretsema, kas sa saad tussi. Sul ei ole see ärevus, aga mul on täpselt samamoodi. Sa saad lihtsalt funnida. Nagu persse, ma mõtlen ka, et nagu nii hea oleks, kui nagu ma olen väljas, on ja ma tean, et mul kodus mingi mees ootab telekat või mingi place'i või mis iganes on ja ma tean, et ma võin mingi tunnikese või 2 tüdrukutega jooki teha ja siis lähen koju, teki alla saab kaisutada, mingid filmi vaadata. Ja, aga samas sinuga on teine, sest kui sina teed peo lõpus nagu sina tuled, siis nagu ta tuleb. Mina ei saa minna nagu vallalise ma ei saa minna vallalise mehena klubi nagu, et sina tuled, ma lähen käed raudu, cancel, ma olen killustiku peal, nagu põlved marraskil. Ma saan Kainerist taha. Ma ei ole alati saanud, keda ma tahan. No jaa. Nagu ma vaatan mingi puti ja siis jumala... See üks kord, kui nagu Ari oli pildis nagu. Okei, 0725, lõika välja. See ainuke kord. See on pohve, selle võib sisse jätta. Ma arvan, et seda episoodi ma vaatan kogu, kas ta on kirjutanud. Ei, me paneme selle üles küll. Ei, aga kuhu ma tahtsin jõuda, oli see, et nagu mul on vahepeal niimoodi juhtunud, et ma lähen välja ja siis ma mäletan, et ilus mees, ütlen hei. Ja siis ma ükskord lisasin ühe venna Instasse ka. Ta mind vastu ei lisanud, siis ma vaatasin pärast, et hommikul ärkan üles vaatan, fakt on suhtes. Mingi viimased 5 aastat on, aga okei. Ja siis nüüd ma näen teda päris tihti mökus ikka. Kas sulle ei meeldi suhtes mehed? Ma ei tegele selliste asjadega. Ta on eetiline Biff. Jaa. Päriselt. Ma pigem lähen nende juurde, kes mulle haiget teevad. Okei. Tal on mingi kompleks, ma ei tea. Aga nagu statistiliselt, kui sina ütled, et statistiline tõenäosus, et sina saad omale nagu Biffi. No ja seda küll. Kui see, et mina saan omale Biffi on nagu suurem. Keda sa vaatad? Ma ei tea. Kes iganes. Mis iganes Laura seal praegu vaatab. Vana lihtsalt name drop. Kõik Laurad on minu. Kusjuures kõik Laurad on ilusad.
küll, kusjuures on suht facts nagu. Ma pole ühtegi koledat Laurat näinud tõesti. Jah, sama. Lähme edasi. Järgmine küsimus. Kes meist kukub klubis täiesti tühja koha pealt? Mul on pitt selle kohta nagu. Tess kukkus trepist üles, mäletate? Ja tal pole klubi vajagi nagu lihtsalt viina ja korter. Ja siis aastavahetusel mökus lendasin ka treppidest alla, hommikul ärkin üles suur latakas sinikas siin, ma nagu okei. Ja Koreas ka metroos kuradi. Okei, vahet pole mina siis. Okei. Kes meist ütleb teenindajale kogemata armastan sind? Kauri. Ei, aga mingi 10. õlu juures või seda ma arvan küll, jah. Teeme nüüd niimoodi. 5 kasteeli all. Ma ütlen 1, 2, 3 ja siis ütleme nime, jah? No. Edaspidi. 5 kasteeli, jah. See on hea. Samas, ei, kasteel, esiteks hea õlu. Ja teiseks sulle nagu tühja kõhule piisab 2 ja saad nagu full mälus. Full nagu pläsk. Ei, ma eile võtsin mökkus 1 ja ma jõin seda nii aeglaselt ja ma juba tundsin, mul on nii suur väsimus peal. See nagu, kui me väljas käisime siin eelmine nädal, me isegi ei joonud tegelikult nagu kogule see palju, vaata. Me käisime väljas. Jaa, nagu, sa ei mäleta mökkus, panime rämedalt jooki, vaata. Ei, aga nagu ükskõige maik, vaata, päev pärast seda läksime välja, päev, noh. Jäime nagu ööseks. Ma just tahtsingi öelda seda, et nagu Tess räägivad, vahepeal. Ühesõnaga lihtsalt me olime kõik jumalast vabad ju. Selles mõttes me keegi nagu ei läinud sinna, et ma tahan mingi pihve sebida või ma tahan mingi mehi sebida. Jah. Terve kamp oli jumalast nagu chill ja lõbus. Kasteel, et nagu piisab nagu mõnest. Ja see juba nagu kasteel on nagu häkk, vaata. Tegelikult. Siis nagu enne kui sa aru, et sa paned Sander õigusega jooki nagu Sander tuleb sinu lauda ja te lihtsalt sa tunned, kuidas sind ei taheta sinna lauda. Oma sõpradega lihtsalt. Tere tulemast minu ellu, see on nii tavaline. Kes meist, nüüd on 3 sekundit ka, kes meist plaksutab valel ajal stand-upis? Ehk siis nagu, kui sa vaatad kellegi teise maiki ja siis on nagu, okei. 1, 2, 3. Kauri. Mine perse, sa pead nagu kaasa minema, sa pead nime ütlema. Mitte ükski meist ei plaksuta valel ajal. Kes on nagu most likely? Most likely. Ja no siis Tess. Okay. Settled. Järgmine peatükk on purjus otsused. Oh, meie specialty. Minu teema. Mine perse, need on kõik minu kohta raudselt. Okei. Kes meist tellib kell 4 hommikul 80 euro eest Bolt Foodi? 1, 2, 3. Tess. 80 eest mina. Jaa, sa teed välja kõige. Jaa, tegelikult Kauri ju. Jaa. Okei. Pigem on, aga mitte Bolt Foodi, aga pigem nagu jooki. Okei. Helistab eksile ja hakkab laulma. 1, 2, 3. Tess. Jaa, see on suht obvious. Ostab okei, see mõttetab, ma ei hakka seda lugema. Otsustab hakata DJ-ks samal õhtul. 1, 2, 3. Türa sa pead ootama, kuni ma loen 3-ni. Ei, pohku ärme tee seda 3 peal. Me raiskame aega. See on 3 peal. 3 peal. Keda ghostitakse sellepärast, et ta ütles liiga palju? Hehe. Mina. Tõenäoliselt Martin, jah. Kõige tõenäolisem. Okay. Mina? Enne see on juhtunud. Nagu palju. Enne Laurat. Okay. Nagu... Sa ütlesid hehe või? Kui sa niimoodi ütled hehe, ma paneks ka ghosti. Ei, oota, see hehe on osa sellest või? Jah, sest sa ütled hehe. Nagu see on juba nagu vestluse lõpp ju. Ei nagu, kui keegi kirjutab nagu, või nagu, kui ma kirjutan mingi sinu sõnumi peale, vastas sulle või? Ei vastanud. Ei. Kui ma kirjutan mingi sinu sõnumi peale hehe, siis tähendab seda, et ma ei taha sinuga seal vestluses olla. Nagu, ei, come on, kui sa kirjutad kellelegi hehe, sa ei ole nagu see, et palun kirjuta mulle veel, ei ole ju. Sa ei anna ju mingit vestlusmaterjali isegi ju. Jah. Nagu, come on, see ongi nagu, kõik läbi Kanjets multfilm. Kes meist läheks date'ile ja avastab, kes suure tõenäosusega läheb date'ile ja avastab, et see on püramiidskeem? Kauri. Date.
No, nagu date on. Nagu date'il nagu. Et ta tahab värvata sind või, Kauri, jah? Ta on nii clueless. Nagu sa käisid mingi fucking... See oleks tänase teemaga. Sa käisid Bitfirex Ascent saab koolitusele, kurat. 80 aastase kiilaka. Sa oled nagu nii delulu, et sa võid, ta ei saa isegi aru, et see püramiidskeem on. No lihtsalt nagu mine on nii hea deal. Ja nagu pean sõpruga kutsuma minema. Kõik 3 sõpra saan kutsuda siia koole. Ma arvan vastupidi võiks ka olla, et ma lähen, ta ütleb, et ma tutvustan sulle ühte püramiidskeemi ja tegelikult on date. Ma ei saaks sellest ka aru. Sa oled nagu okei, nagu vitamiinid ja, aga miks ma püksid? Sa lähed date'ile, aga sa tahad ise talle püramiidskeemi teha ja siis te mõlemad räägite, et võta rohkem sõpru kaasa, sa ütled, võta sa ka, vaata, võta, no okei, mõlemad lähete koju ja koostite. Aga see lõpp läks nagu käest. Okei. Kes meist tõenäoliselt varastaks kogemata teise koomiku nalja? Kauri. Mina, jah. Kauri, jah. Mul on kogu aeg siuke tunne olnud, et kurat, ma tulin selle idee peale, kas see on minu idee või? Aga seda küll tundub, vaata osad naljad tunduvad nii obvious, nagu nii ilmselgelt, et need peavad olema tehtud. Siis on, kes meist tõenäoliselt jääks laval täiesti nagu blänki. Mis see blänk? Nagu see, et sul ei tule mitte ühtegi mõtted pähe, vaata nagu error nagu. Sina? Täis. Mina. Siis sul on nagu olnud olukordi, kus unustad bitte ära. Tõsi. Kes meist tõenäoliselt räägiks 3 minutit mikriga, mis ei tööta? Kauri. Ei, no tegelikult... Too oli siin episoodi algus. See on kõik Kauri kohtadena, jah? Mikker oli väljas, jah. Ja siis me nagu kahekesi mõtleme, tule võiks ju toimina, vaheta portena. Tule lülita maik sisse äkki. Üli veider, aga ta seal näitas, et tuleb signaal läbi. See ajaski närvi. Et nagu kus ta seda signaali võttis. Väga veider. Palju siin enam ei olegi. Räägib iseendaga poes valjusti. Tess. Raudselt Tess. Või Martin isegi. Või mina. Ma ütleks Martin isegi. Ma kipub vaata see nagu olukorra taju vahest ära kaduma. Nagu see räägib iseendaga, see on minu kohta, aga räägib valjust ja see käib Martini kohta, nii et 50-50 ütleks. 50 Shades of Grey. Jaa. Kes meist guugeldaks, kas ma olen normaalne? Ma olen chatilt küsinud seda. See on Kaurine. Mis ta vastus? No ta poeb ju kõigile. Ütles, et sa oled väga okei. Mitte korda, et ütle ausalt. No ma ütlen 3 tükki veel, 4 tükki veel ja see on kõik. Kes meist kirjutaks argumente enne tüli? Pikkasid argumente. Ja nagu üles kirjutada. Teeb skripti sellest, et mida nagu comebackina teha, vaata. See oleks sina. Oh my god. Ma ei viitsi, sa prepiks, ma arvan. Kui sa nagu tahaks. Kui sa tahaks kakelda. Ma enda eksiga kind of tegin ka. Ma nagu kirjutasin pikki tekste temaga, oibla. Kui sa nagu tahaksid seda nagu sõda, vaata. Sa prepiks, ma arvan, ja sul tuleks, vaata. Oibla, ma nagu võiks väga julmaks minna. Oh my god. Ma oleks tüli. Sinna võiks piletid müüa, ma arvan. Ma ei ole roostimises. Ma olen seda teinud, et on tekkinud vaata suhtes mingisugune eriarvamus. Ja siis ma nagu olen võtnud pausi tülis, lihtsalt nagu läin minema või pausis, ma tean, et ma pean mõtlema ette nüüd. See ei ole isegi see, et oota, ma rahunen maha, ma mõtlen comeback. Mul nagu jookseb see kokku, ma sain aru, et okei, ma olen kaotamas, ma olen seda vestlust kaotamas, ma lähen õue, mõtlen korra ja siis tulen tagasi uute asjadega. Aga tema nagu mõtleb ka samal ajal nagu uusi asju. Ma ei tea, ma nagu rahunen maha, minul on see, et kui ma mingi tülitsen kellegiga, siis ma lähen nii emotsionaalseks, ma olen nagu ise oled! Kusjuures ma nagu ma tähelpan, mis ma teen, on see, et ma nagu mingid tülid pean ise enda peas ära juba. Näiteks kui ma nagu tahan nagu, ma ei tea, isaga mingid lahkarvamused või midagi, siis ma nagu suudan nagu oma peas nagu nii üle kerida kõik, et ma nagu põhimõtteliselt nagu tülitsen selle tüli oma pea sees ära juba, nagu ma full nagu olen juba peas selles nagu kohas, kus ma jääme üksteist labidatega taga juba, vaata. Ma teen selle läbi ja siis see lõpuks nagu ei jõuagi mitte kuhugi. See oleks hea biti idee. Aga nagu võib-olla nagu on sellist see, et see nagu alla surutud, vaata mõtled ja siis mingi, et ma tapan ära kellegi. Sellepärast. Sest
vaata nagu nii palju nagu sa ei julge kellegi liiga teha. Ei tea, jah. Stalgib oma eksi LinkedInis. Mis see LinkedIn on? Okei, vahet ei ole. Ta on nagu põhimõtteliselt ta on nagu Facebook, aga töökuulutustele. Nagu faktistera LinkedIn, ma tegin üliägeda LinkedIni profiili endale. Panin nagu fine mix of comedy and finance, vaata, värk-särgi panin sinna, tahad minuga kuradi, tahad omale sharp enda tööle, vaata. Siin on minu pakkumine, kirjuta mulle oma pakkumine, no hui, munnigi. Mul on Chaotic Comedy China, mida iganes. Aga see on umbes... see on nagu häkk. See on nagu CV-keskus plus Facebook põhimõtteliselt. Ja saad mingi postitada ja siis tööpakkujad saavad postitada. Ma olen stalkinud küll oma eksi. LinkedInis? Jah. Et näha nagu, kui hästi ta läheb või? Ei, lihtsalt. See on tore, tegelikult samas see on tore teada lihtsalt, kuidas läheb eksida, ma arvan. Isegi mitte halva pärast, aga isegi nagu lihtsalt teada. Ma sain hiljuti teada, et ta vist läks lahku oma uuest naisest ja mul hea meel. Oi, see on alati sweet. See on bittersweet siuke. See on magus vili. Jaa, ta pettis ka mind selle idega nii, et kes usub meist, et ta võiks Eurovisiooni võita? Ma ütleks Martin siinkohal. No, ma viisiks. Pole nagu vaeva väärt. Okei, teeme viimase siis. Teeb podcasti ainult selleks, et rääkida oma eksidest. Kas sa selle küsimuse mõtlesid küll ise välja? Ei mõelnud, see oli siin täitsa olemas. Tahad näha või? Käde. Oligi. Chat tunneb mind liiga hästi. Jah. Väsinud. Kas peaks tänaseks wrap upima või? Ma arvan küll, sest mul on kell 6 hommikul pesumasin pannud kirja. Ühikas toimivad asjad niimoodi. Sa pead pesumasina aja endale kirja panema. Sul on kell 6 hommikul pesumasina aeg? Kas sa kavatsid magama ka minna üldse? Või sa lähed vaatad nagu korjadraamasid kuni kella 6 pead pesu pesema ja lähed kukud nokki? Ma ei tea, sest ma kavatsen kooli ka minna actually homme ja siis on maik ka homme. Aga sa oled akadeemilisel ju? Jaa, aga mingid kursused ma jätsin. Mul on muidu liiga palju vaba aega, vaata. Mitte ma viitsiks käia. Okei. Ma ei tea, aitab küll. See kadus ära. Kuule, nüüd me ei tea midagi. Okei, selle ma räägin. Oota, see keera see nagu... Oota, see nupp, ma arvan nussi. See on vist kõige agressiivsem, mis ma olen Kaurit näinud. Kõige agressiivsem Kauri oli see. Siukse näo oli, hea nägu oli. Kauri, teed lõpusõna või? Vaatame, kas Kauri, tee ja üks lõpusõna lõpuks. Ma tahan öelda seda, et see episood sai väga veider ja ma vabandan kõigi ees, kes tundsid ennast puudutatuna ja Tess jääb magama. See ei ole viis, kuidas sa lõpetad. Aitäh teile kõigile, kes te kuulasite Kolmikpaugu podcasti. Meil oli teiega täna väga lõbus. Ma loodan, et te jäite ka rahule. Ootme endiselt kuulaja kirju kolmikpauk@gmail.com. Kirjutage meile Instagrami. Shout out esimesele kirjale, väga bänger kirja. Väga bänger esimene kuulaja kiri oli endiselt ja aitäh teisele kuulaja kirjale ka, mis me saime. Leiate meid Instagramis Delikatessu, Kauri Sosi, Laasik Martin, Kolmikpauk ja Kolmikpauk. Mis veel? Midagi? Kolmikpauk kõlab vaid sinu mõtetes. Kauri mõtetes. Tahtsin öelda Martini emale, et see on tore, et sa kuulad neid episoode, aitäh. Ja, ta on nagu töö juures kuulab ja ta on fänn. Ja nagu, jah. Ja ära soovita kunagi. Nüüd ta hakkas nagu kuulab mingi Miki podcasti värk ja Mamsi next step on tussikad. See on nagu build up, vaata meie oma on nagu level 1, siis tuleb Miki ja siis tuleb tussikad. Ja, ei, aga ülifun on. Ja nagu suur aitäh kõigile, kes nagu kuulavad, kes toetavad, üliäge. Kui teil on mingid ideid, mida te tahaks podcastis kuulda, siis ei pea nagu, ei pea tegema mingi formal nagu kirja, võite ka Insta DM, mis iganes, lihtsalt mõtteid jagada, mille kohta tahaksite kuulda. Lihtsalt mõtteid anda, võite teha kuulajakirju, üliäge on kuulajakirju lugeda, nagu ülifun
ja kõik tülid, mis te nägite ja kuulasite siin podcastis olid päris olid päris, aga me pärast kallistame kõik välja, sest et meil on lihtsalt siuke kallistame veel. Ma tahtsin öelda, kõik tülid, mida te siin kuulsite, te ei kuulnud, siis ma lõikasin need välja. Mida Kanni sa ajad? Jäta sisse, siis on lõbus. See on nagu otse ja kelle käes on nupud? Arvutinupud. Mitte sinu käest. Arvuti käes on. Ma tahtsin tegelikult süüa ka. Davai. Meie olime Kolmikpauk, suur aitäh, et kuulasite ja järgmise korrani. Tšau. Tšau. Tšau.